et veel kord, nagu ma alati siia tulen pulti, siis ma tahan ütelda, et mulle ei meeldi populism ja praegu käib siin väga selgelt ju lapse koos pesuveega väljaviskamine. Et ka minule meeldib, kui energiasüsteem on väga selgelt ära arvutatud, on juhitavat võimsust nii palju, kui see süsteem vajab ja võib ka olla siis juhuenergiat nii palju, kui süsteem välja kannatab. Kõik see kriitika, mis selles osas siit saalist kostab, on õige ja minu arvates osaliselt on juba aastaid on siis Kliimaministeerium ja teised ministeeriumid, kes selle teema eest on vastutanud, on läbi kukkunud ja tegelikult neid arvutusi ei ole ja tegelikult on ka Riigikogu liikmed küllaltki kehva seisu pandud, et ainult väga vähesed siin saalis tõenäoliselt suudavad aru saada, mis toimub, aga terviklikeks arvutusteks on ikkagi vaja õigeid andmeid, inseneri teadmisi ja seda meil kahjuks tõesti siin Riigikogu liikmetena ei ole. Ja selles suhtes on mul ka, jagan siin nii EKRE kui ka teiste erakondade saadikute muret, et kuidas see süsteem meil ikkagi täpselt toimib. Ja mis ma nagu selle konkreetse eelnõu puhul siis sooviks veel ütelda, et tõesti ei pruugi meeldida siis nii ütelda roheline energia selle tootmise viisina, aga ma arvan, et konkreetne eelnõu ikkagi mitte ei arva, vaid reaalselt räägib ka sellest, et me ju kõik täna tarbime. Praegusel hetkel siin tarbime, oma kodudes tarbime seda juhuelektrit ja see eelnõu konkreetselt annab meile ju eelkõige majanduslikud võimalused, et miks me tahame ütelda Eestisse investeerivatele ettevõtetele, et kui nemad tahavad näiteks juba ära ehitatud konkreetse siis tootmise juurest vedada endale soodsalt energiakaablit ja saada siis seda energiat soodsamalt, et miks me tahame kätt panna ette Eesti majandusele, Eesti majanduse arengul, et reaalselt, ja see ei puuduta ju ainult siis tuulikuid, see ei puuduta päikeseparke, see puudutab ka kõiki teisi tootmisvõimalused. Et sellepärast ma ütlesin, et ei ole mõtet ikkagi last koos pesuveega välja visata ja minu arvates selles konkreetses eelnõus on väga palju mõistlikke asju ja mina isiklikult küll seda eelnõu toetan. Siin kõlas nii nimi kui ka seisukohad mitmeski kohas ja vastata saaks ja peakski mitmele, aga aega on vähe. Ma kasutan võimalust siis vastata kolleeg Allasele, kes peale minu kõnet läks pulti ja omistas mulle siis populisti tiitli. Et siin terminoloogias täpne olla, me oleme jõudnud ka terminoloogiasse, ma võtsin online'is õigekeelsus sõnaraamatu lahti, mis ütleb siis, et populist on demagoogia abil odavat populaarsust taotlev poliitik. Mina rääkisin faktidest, teiste riikide kogemustest, numbritest ja nii edasi. Eks võime Anti koos üle vaadata, demagoogiat ei tuvastanud, aga küll see populism on omane nii sulle endale kui ka sotsidele laiemalt. Et me kuuleme hästi palju juttu sellest, kuidas sotsid seisavad vaeste ja väetite eest, perede eest, maainimeste eest ja mida kõike veel. Aga kui me vaatame tegevust Riigikogus, siis automaks lööb maainimesi, lööb peresid, kodus olevatelt emadelt haigekassa äravõtmine, laste arvelt tulumaksuvabastuse äravõtmine ja nii edasi ja nii edasi. Lisaks käibemaksu aktsiisitõusud, mis löövad jällegi ühiskonna vaesemat osa. Nii et klassikaliselt sellele populismi definitsioonile vastav tegevus, Anti. Aga muidugi sinu, ma ei tea, kas see nüüd siis on kiituseks või ekstra laituseks, tuleb öelda, sa oled minu arvates selline lohakas populist. Et just selle automaksu valguses ma panin tähele, kui sa aasta lõpus postitasid sotsiaalmeediasse video, kus sa ütlesid, et näed, vaesed inimesed enam ei saa autosid osta, aga ma ostsin veel džiibi ära, et siis ma saan lumes ringi sõita. Nii et kui sa tahad populist olla, Anti, siis sa pead oma tegevust natuke selles osas üle vaatama. Aitäh! Aitäh!